alustada. Premium-liiga 16. voor Harju Laagri ja Paide linna meeskond. Avavile on kõlanud. Hakkame minema, vaatame, kuhu me kohale jõuame. Sonja. Elemental vastas. Tuleb tsenderdus karistusalasse. Ebaõnnestunult nüüd Andres Järve klaarib. Kas mulle tundub nii? Kas tõesti oli see oma värav? Igatahes 24. minutil Paide linna meeskond kodus seda kohtumist Harju Laagri vastu juhtima asub. Seisuks 1-0 ja tundub, et Harju Laagri kapten Andres Järve väga-väga ebaõnnestunult või väga-väga õnnetult selle palli oma väravasse sätib ja Jan-Martti Vainule hüppas, aga seda palli sealt kätte ei saanud. Ja nagu tõesti karm tõsiasi see Harjule on, et 24. minutil ollakse kaotusseisus tõesti. Andres Järve pani seal selle jala väga-väga õnnetult vahele ja kui oleks ta sellise värava teises väljaku otsas löönud, oleks öeldud, et väga-väga hea löök, aga tõesti praegu läks see oma väravasse ja ollakse nüüd kaotusseisus. Sonjalt muidugi suurepärane pall ka, aga võiks öelda, et isegi umbes nahaalselt või niimoodi. Ja nüüd Padamosi, oi, milline eksimus ründajalt Paide linna meeskonna poole pealt. Sonja, pall esiposti, Baranov pikendab. Aga läheb see üritus siiski üle värava ja Jan-Martti Vainula saab Harju poole pealt palli mängu panna. Päris pingeliseks on see õhkkond siin staadionil läinud, aga paremal äärel nüüd Ander-Joosep Kose. Pall värava ette enda Kala suunas, läheb see hoopis väravale. Ander nüüd ennast salgavalt hüppab sellesse olukorda, klaarib ära ja annab Tanel Üprus selle kohtumise lõpuvile. Premium-liiga. Paide linnameeskonna poole pealt Maicel Lillander meie juurde jõudnud. Täna 1-0 võit, pikk võiduta seeria sai nüüd läbi. Ole hea, võtta see mäng oma sõnadega kokku. Võitluslik mäng, palju duelle, et meie jaoks oli tähtis tänases mängus peamine eesmärk oli taga 0 hoida ja selle me tegime ära, et me teame, meil ees on väga palju kvaliteeti ja keskväljal, et me kindlasti loome võimalusi ja lööme väravaid, et väga tihti ei juhtu, kui me 0 peale jääme, nii et meie jaoks oli kõige tähtsam see 0 taga hoida. No millega te selle mängu enda kasuks nii-öelda ära pöörasite ja 0 taga hoidsite? Konkreetne mänguplaan ja tahtsime rohkem teisi palle. Saime teised pallid kätte ja sealt tekkisid kohe momendid, et me teadsime, et see mäng tuleb selline, et kes siin teised pallid rohkem võidab, et see saab rohkem momente ka eespool. No juhtima läksite küll oma väravast, aga muidu esimene pool läks suhteliselt võimaluste vaene. Millest see tuleneda võis? No eks see ongi, mängime natuke lihtsamat jalgpalli, Laagri mängis samamoodi, et aga väga pikalt keegi siin nagu võib-olla taga lükatakse, aga et lõpuks on ikka pikk pall ja teised pallid, et ega sealt ju siis me tegime kaitses head tööd ja nemad tegid samamoodi, et sellepärast neid võimalusi ei tulnud ka. Euroloos tehti ka ära, saite endale vastaseks Leedu pundi Hegelmanni. Mis mõtted, tunded selle osas on? No ega siin väga palju ei ole jõudnud veel midagi, et see oli 24 tundi tagasi alles, et pole jõudnud veel midagi vaadata, et meil on liigas veel mõned mängud enne seda, aga me teame, kuhu suund on ja mida me tahame sealt saada, et meie jaoks kõige tähtsam on esimesest ringist edasi pääseda. Aitäh, Maicel! Ole hea, võtta see mäng kuidagi oma sõnadega kokku. Ütleme niimoodi, et ma ikkagi jään meie nagu sooritusega rahule, et pigem oli see, et jäi nagu hiile täpp panemata, et rünnakul kahjuks ei suutnud piisavalt teravad olla ja siis siuke ebaõnnega värav. No ebaõnnega värav tõesti, aga millised need Poola jutud olid, kui te 0-1 tegelikult taga olite? Tegelikult olite ju kenasti mängus sees. Ei, see oligi nagu põhisõnum, et lihtsalt mingid taktikalised nüansid käisime üle, et kuidas kaitses paremini teha samamoodi palliga, et selles mõttes nagu mingit nagu paanikat ei olnud, et me tundsime ise ka, et siit on nagu võimalik midagi kätte saada, kahjuks täna nii ei läinud. On midagi positiivset ka sinu hinnangul kaasa võtta? Ei, muidugi, et ma ütleks, võrreldes Kuressaare mänguga on nagu siuke tiimisisene hingestatus palju parem ja ei lastud nagu pead norgu väravast ja siis mängisime nagu lõpuni edasi selles mõttes, et lihtsalt tegelikult võib nagu nagu ma ütlesin, üldplaanis nagu mänguga rahule jääda, lihtsalt ongi mingid detailid, mida veel paremini siis teha nii rünnakul kui ka kaitses. Järgmine mäng koduliigas Nõmme Unitediga võiks olla justkui mängitavam vastane kui Paide? Ma ei ütleks niimoodi, et kõik on nagu see aasta tugevad satsid, et selles mõttes midagi nagu ma ei ütleks, et lihtsamalt tuleb Nõmme Unitedi vastu. Olgu, aitäh sulle, Andres!